tere! Tahaks täna rääkida teiega sellisest asjast nagu enese tundma õppimine ja võtta võib-olla maha natukene hirm seoses teraapiasse tulekuga. Sellepärast, et ma püüan seda näidata veidi teises võtmes, kui seda siiamaani on tehtud. Võib-olla see lisab mingisugust lootusrikkust, julgust, tahtmist vaadata iseendasse sügavamalt. Ma alustan kõigepealt sellest sõnast enese tundma õppimine, mis asi see on? Me oleme siia ilma sündinud tegelikult põhimõtteliselt ainsa kõige olulisem ülesandega ennast tundma õppida, ennast avada, et aru saada, kes me oleme, mida me siia oleme tulnud tegema, milleks me siia sündisime. Sest meil on antud see just nimelt ülesandeks selles elus. Ja nii huvitav, kui see ka pole, ma üritasin otsida või kuidagi mõelda selle peale, kuidas teistes keeltes enese tundma õppimise kohta võidakse öelda. Ja ma ei leidnud mitte kusagil parimat vastet, kui seesama täpselt eesti keeles kõlabki, ehk siis enese tundma õppimine läbi oma keha tunnetamine. Ehk see on võib-olla kõige täpsem määratlus sellest, mida või kuidas me saame infot enda kohta, see, kui me midagi tunneme. Ma olen siin ka varem oma eelmistes videotes rääkinud mõnes sellest, kuidas me oma tundeid alla surudes, kus me oleme blokeerinud mingisugused tunded, arvates, et need on valed, sellepärast et keegi on meile öelnud, et ma ei tea, jonnida ei tohi, nutta ei tohi, paha laps olla ei tohi, kellelegi midagi halvasti öelda ei tohi ja kõik mõnusasti, kenasti, tublisti oma tunded alla surunud. Ja kui me surume mingisuguseid tundeid alla, mis meil on tehtud negatiivseks või valeks või öeldud, et nad ei kõlba tunda ega tundmiseks ega ei ole nagu väljendamiseks sobilikud, siis me surume need alla. Ja kui me need tunded oleme alla surunud, siis juhtub see, et tegelikult me teiselt poolt, seal kus, kuna see tunded on tunded, ei ole niimoodi, et on nupp positiivsete tunnete jaoks, mille me saame sisse lülitada ja nupp negatiivsete tunnete jaoks, mille me saame välja lülitada. Ehk siis, kui me surume kusagil alla mingisugused tunded, mis on öeldud, et need on valed ja me olemegi uskunud seda, ja ei ole lubanud endal neid tunda, siis tegelikult me oleme ennast teises otsas samamoodi pigistanud kinni ja lubamata endal tunda ka positiivseid tundeid. Ja siis me niimoodi vibreerime ja oleme kusagil vahepeal, julgemata õieti rõõmustada, julgemata kurvastada, julgemata ennast väljendada, julgemata nii võib-olla positiivses kui negatiivses võtmes endast midagi välja öelda sellist, mis peab välja pääsema. Nii et enese tundma õppimine on ülihästi ja ülitäpselt sõnastatud selles võtmes, ehk siis me peame seda tundma läbi keha. Me suudame ennast paremini tunda, kui me lubame endal tunda tundeid, sest kõik meie tundeorganid asuvad meie kehas. Me tunneme lõhna, mis on meie ninas, me tunneme oma nahapinnaga saame kompida, me tunneme maitseid, mis on meie maitseretseptorites suus, keelel ja nii edasi. Kõik meie tundeelundid on meie füüsilises kehas. Ehk siis, kui me lubame endal midagi tundma, me õpimegi tundma iseennast tegelikult, kuidas meil on hea, kuidas meil ei ole kõige parem, kuidas me tahame, et oleks teisiti, mida me tahaksime teistmoodi teha järgmine kord, kui meil mingisugune asi ükskord tundus, et ei ole võib-olla kõige õigem ja kõige sobilikum. Ja me saame sellest aru ju, öeldakse ka, et kõhutunne jällegi kõhus sees, ehk siis meil võib-olla vahel annab isegi soolestik ja seedimine märku sellest, kuidas meil on ebamugav, kuskilt tõmbab kokku, kusagil mullitab, kusagil hakkab kõht turisema. Ehk siis mingid pinged tekivad kehasse. Et kui me lubame endal tunda, siis tegelikult me tunnemegi ennast ära läbi oma keha, tunnetada läbi oma keha. Väga tihti lisaks sellele, et me oleme harjunud neid tundeid alla suruma, sest need on öeldud, et osad nendest ei kõlba mitte kuskile ja pole tarvis neid väljendada, siis teine aspekt on selles, et me ei
ei tea vahel, kas need tunded on meie omad või ei ole meie omad. Et väga palju meie sees toimuvast on mõjutatud sellest, mis me oleme kusagilt kaasa saanud, kelleltki kaasa saanud. Ja see võib olla nii meie enda sündimise järgne või isegi sünnieelne kogemus, see võib olla meie vanemate kogemus, see võib olla meie suguvõsa kogemus, see võib olla ühiskonna mingisugused normid, mingisugused peale sunnitud vaated. Ja me oleme nad enda omaks teinud. Tegelikult me ei tunne ennast nendes kõige paremini, sellepärast et me ei luba endal tunda. Ja sellega kaasneb siis selline paras puder ja kapsad ja sisedialoog meie enda sees. Ja jälle me ei kuule oma mõtteid, me ei kuule oma tõelisi mõtteid, me ei ava oma enda isiklikku sellist energeetilist ja tuumpotentsiaali ja ei ole siis energeetiliselt oma sellisel signatuursagedusel, sellepärast et me oleme väga paljudest asjadest mõjutatud. Kuidas sisekõnelt selliselt kohutavalt hägult tulla iseendale lähemale, üks viis on see, et me lõpetame sisedialoogi ja me muudame selle monoloogiks. Sisedialoog on tavaliselt see, issand, kas ma lähen sinna, teen seda, mis ma pean tegema. Ta ütles seda, kas ma teen õigesti, kogu aeg me midagi endale väidame ja siis me võtame nii-öelda selle tagasi, üritame endale oponeerida, teha mingisuguseid vastupidiseid otsuseid ja järeldusi ja siis lõpuks pole nagu kindlad ei ühes ega teises ja jätame võib-olla isegi midagi nagu tegemata. Siis sellise sisekõne dialoogi lõpetamise esimene samm on see, et muuda see sisekõne monoloogiks. Ja monoloogiks saad seda väga kergel moel muuta sellisel moel, et sa tuled oma mõtetega sakti iseendale ütlema, ma istun praegu siin, ma olen siin toas, ma vaatan, mis väljas toimub, mis mu ümber toimub, mul on seljas roheline kampsun täna, ma tunnen oma keha, ma asun siin, ehk siis sa hakkad fikseerima tähelepanu olevikku mingisugustele konkreetsetele kindlatele faktidele, mis su ümber toimuvad, selles, mis sinuga toimub. Sa kuuled võib-olla, sa tunned, et võib-olla tõesti kõht korises või kuskilt sügeleb ja sa ütled seda iseendale. Sa lihtsalt fikseerid, et see monoloog seisnebki selles, et sa fikseerid selle, mida sa parasjagu näed, koged, tunned enda ümber käesolevas hetkes. Ja siis kaob sul juba ära selline virvarr. Lihtsalt mu ümber on aknad, valged seinad, lilled, ma näen seda. Kui sa tahad midagi maitsta, sa võid võtta õuna, hammustada, vaadata kollane õun, magus maitse, mis iganes, hästi konkreetselt tulla oleviku praegusesse hetke ja endale täpselt nii kindlalt seda ka nii-öelda väita ja öelda. Ja kuidas sa jõuad nagu täielikku vaikusesse, on sellest monoloogist siis juba samm edasi, on see, kui sa hakkad juba vaatlema mingisugust objekti. Võtad näiteks kastanimuna või mõne raamatu või pliiatsi, ükskõik mida sa võtad kätte ja sa muutud vaatlejaks. Sa hakkad uurima, mis su käes on, mis su lähedal on, mismoodi see välja näeb, mida uut sa igal momendil võid seal avastada. Mismoodi see, lõhnab või maitseb, kui tugev ta on, kui külm, kui soe, et sa muutud selle objekti vaatlejaks. Ja sa rahustad sellega ka oma monoloogi, sellepärast et sul ei teki vestlust, vaid sul tekivad tähelepanekud. Ja niimoodi sa tuled käesolevasse hetke ja rahustad tegelikult väga palju oma seda mõttevirvarri maha. Nii et see on selline hästi praktiline soovitus tulla kohale, kui sa tunned ennast kuidagi ärevalt või mingisuguses sellises mentaalses udus, segaduses ja oled rahutu. Nii et võta kõigepealt dialoogi pealt samm tagasi monoloogi peale, monoloogi pealt võta ja
muutu vaatlejaks. Ja kui sa oled minutit 5 seda teinud, siis ma arvan, et sa oled rahustanud päris suure hulga oma sellisest närvilisusest või ärevusest või pingest. Teine variant, mida sa saaksid teha väga edukalt, on hingamine. Ja hingamise puhul näiteks kõige kiiremini ja kõige paremini toimiv nipp või moodus on hingata hästi aeglaselt 7 sisse, nii et sa hingad sisse, loed 7 ja hingad välja veel aeglasemalt, lugedes 11-ni. 7 sisse, 11 välja. See on suhteliselt pikk aeg sisse ja välja hingamiseks. Nad on ebaühtlased ja kui sa keskendud lugemisele, siis sa tuled kohale ja sa rahuned automaatselt. Sul on ka väga lihtne näiteks magama jääda, kui sul on parasjagu mingisugune hetk, kus sa tunned, et tuni ei taha tulla või enne mingisugust vastutusrikast esinemist või koosolekut või kuskil sellises olukorras katseta hingamist 7-11 ja tule rahulikult kohale. Ja sa kaotad ära jälle selle sisedialoogi, mis sinus segadust tekitab. Vot nii. Ja see, mida ma tahtsin öelda, muuta natukene mis on natukene, täiesti kardinaalselt, pöörata pea pealt jalgadele võib-olla sellise huvitava tähelepaneku. Ehk ma kirjutasin sellele lisanduvale postitusele ka, mis selle videoga kaasas käib oma konstellatsiooni lehel, et märtsikuu, kus me praegu oleme, on ülimalt pöördeline aeg absoluutselt igas mõttes. Meil on siin tohutult palju igasuguseid erinevaid astroloogilisi protsesse käimas. Ja see mõjutab meid kõiki, see mõjutab nii meid inimestena kui meie ühiskonda, kui meie maad, maakera, kui kogu universumit, et kõik absoluutselt muutub, kõik on parajas lagunemises, kõik on parajas kaoses ja meil on tohutult oluline leida selline sisemine rahu iseendas. Sest kui me seda ei leia, siis seda perioodi, mis nüüd hakkab saabuma, loota, et nüüd rahuneb maha ja jääbki kõik vaikseks ja rahulikuks ja tuleb tagasi vana aeg, kus me saime lihtsalt ära olla, vot seda enam ei tule. Ja teraapia ehk enese vaatamine, enese tundma õppimine, enese maha rahustamine, just need vahendid ja nipid hästi lihtsalt, milleks sa saad ise ennast aidata, on üliolulised praegu endale lubada, teadvustada ja üles leida enda jaoks see, mis reaalselt toimib. Sellepärast, et kui me ei leia ise enda jaoks seda sisemist tuge, sisemist tasakaalu, sisemist vastutust oma enda elu eest, oma enda saatuse kujundamise eest, siis eelolev periood alates märtsikuust 2025 muutub päris keeruliseks väga paljudele inimestele. Seetõttu ma väga julgustan otsima endale õiget terapeuti, otsima endale abi, julgema küsida abi, öelda lahti vale häbist, pöörduda abi järele, küsida teraapilist ja terapeutilist nõu, kasutada konstellatsiooni või mis iganes muud moodust, mine hingama, mine jalutama, mine sõpradega vestlema, mine psühholoogi juurde ventileerima, auru välja laskma, mida sa iganes enda seisundi kergendamiseks, et jõuda iseendale lähemale ja mida sa iganes ka avastad või kasutad, see kõik tuleb sulle reaalselt väga-väga oluliselt mängib plussina kätte. Nii et kuhu ma tahtsin selle jutuga jõuda, on see, et kui sa oled valmis teraapiasse tulema ja kui sa näiteks pole seda siiani julgenud teha sellisel põhjusel, kui sul on räägitud, et me peame minema sügavale kusagile mingisugustesse uskumustesse või veendumustesse või traumadesse või meie alaisiksustesse, kes meil mingisuguseid olulisi arenguid ja heaolu blokeerivad, siis äkki aitab sind see, kui sa vaatad asja teistpidi. See, kuhu me välja jõuame, on sinu tuumolemus.
ehk sinu särav olemus, kes tahab, see pärlikene seal karbis, kes tahab nähtavale tulla. Ja me peame minema mitte sügavale suguvõsa mustritesse, süsteemidesse, uskumustesse, vaid minema sügavale iseenda juurde, sellepärast et kõik see, mis takistab sul särada, mis takistab sul iseendana välja tulla, lasub sinu peal. Ehk siis selleks, et sa tuleksid sügavusest välja, on tarvis tõusta natukene kõrgemale sagedusele, ehk olla positiivne, olla tänulik, olla kuidagi avatud, armastav. Kui sa tõused kõrgemale, siis sa aurustad ära põhimõtteliselt või sulatad selle jää, mis lasub su peal, mis lasub sinu selle tuumolemuse peal. Sa pead kaevama mitte sügavamale traumadesse või tragöödiatesse, mis siis ajalugu, mis suguvõsa, mis vanemad on sulle nii-öelda, kas sa ise oled võtnud või on sulle kaasa pakitud selleks, et sa need asjad lahendaksid. See on vaja ära teha selleks, et edasi minna, aga need lasuvad sinu peal, mitte sinu sees ja kaugel sügaval pimedas nurgas. Ehk siis pimedas oled sina. Tule välja sealt pimedusest. Lahusta ära või aurusta ära kõik see, mis on sinu peale kogunenud. Ehk tõuse sageduses kõrgemale ja sa näed, kui palju valgust su ellu juurde tuleb, kui palju valgust sa ise siia ellu juurde tood. Sind on siia vaja, sa ei sündinud siia juhuslikult. Sul on siin oma ülesanne. Ja kui sa oled valmis võtma vastutusse selle eest, et sa liigud ja avad ennast sealt sügavast oma sisekookonist, tuled välja ja sellega seoses tõused kõrgemale, tõused sa ka oma nende probleemide ja oma uskumuste, oma programmide piiridest välja, tõused sa nendest kõrgemale ja sa saad teada, kes sa oled. See pole üldse hirmutav, sest kui sa oled asunud eneseavastamise teele, kui sa oled juba saanud esimesi kokkupuuteid sellega, kes sa oled, siis hakkad taipama, et sul on tohutu väärtus siin maailmas. Ja sa ei taha seda enam kellegi eest peita. Nii et kasuta seda võimalust. Sul on üksi sinna raske jõuda. Kasuta võimalust, otsi endale inimene, kes sind toetab, kes sind aitab. Tule teraapiasse ja unusta ära see häbi, seda enam ei ole. Need on vanad ajad on reaalselt ja lõplikult ja jäädavalt möödas. Nüüd on aeg, kus me saame teineteisele abiks olla. Ja küsida abi pole absoluutselt häbiasi. See näitab hoopis sinu soovi liikuda edasi selles suunas, et tundma õppida, kes sa oled, et näidata maailmale, mida sa väärt oled. Aga enne pead sa saama aru iseenda jaoks teadmise ja kinnituse, et sa oled reaalselt väärtuslik enda jaoks. Sinu sees on kogu vägi, ära hoia seda tagasi. Sa oled eriline, sa oled unikaalne ja teraapias saad sa lähemale iseendale, oma olemusele. Nii et tõuse pinnale, mitte ära kaeva sügavamale, vaid tõuse pinnale, tõuse kõrgemale kõigest sellest, tõuse valguse poole. Saagu valgust rohkem. Ootan sind teraapiasse. Tere tulemast!